tere hommikut, täna on reede ja mitte niisama reede, täna on suur reede ja paljudel inimestel on täna püha. Meil ei ole püha, meil on järjekordne maratonipäev ja oleme jõudnud otsapidi Elvasse. Elva on tore koht, see plats, kus ma oleks pidanud startimas, on remont käib. Kindlasti suvel on seal väga kihvt ja on pandud uus katte peale. Mis siis puudutab maratonirada, eks me siis saame teada, lähme sõidame läbi ja õnneks täna meil ei ole üks abiline, meil on terve suur seltskond. Ja seltskond on nii suur, et seda võiks pidada juba selliseks väikseks grupisõiduks. Tempo meil on nii nagu alati, on 20-25 kilomeetrit tunnis, nii et oma tubli 3,5 tundi tuleb ära ja 45-50 kilomeetrit on planeeritud, nii et kõik on väga hästi. Ja järgmise jutu teeme siis, kui lõpetame ja räägime, mida me siis saime uuesti teada. Kindlasti rada on kuiv, kuna ilm on suurepärane. Praegu termomeeter autos näitas 15 kraadi sooja, kell on 11. Olen kruusalõikudel Elva maratonil. Vaadake, kui palju meil abilised. Kõik väga hästi teavad rada. Kõik näitavad, sõidavad viisakalt, nii nagu lubatud 20 kilomeetrit tunnis. Otsas. Lõpuni on jäänud täitsa natukene. Sõitsime üle Elva jõe. See sild on natukene selline ohtlik. Kõrge äärega saab ilusti peale hüpata. Ja punt on endiselt koos. Kuna rada oli väga hea ja kuiv, siis me sõitsime sellega tavalisest kiiremini läbi. Mitte nii kiiresti kui võistlustel, aga täitsa hästi, väga hea tempoga. Ja kuna eile oli jõulumäel väsite päev liiva sees ja tervate kurvidega, täna oli sõit täitsa lusti. Nii, distantsiks 48-86, maratonirada, 2,5 tundi, hästi tehtud. Ja meie seltskond on siin, kõik on väga õnnelik. Nüüd on Liis sinu kord midagi öelda, kuna sa... Lahe oli, täna oli hea päev, jess, tulge maratonile. Ja Karin oli samamoodi lahe päev. Kartsin seda kruusarallit, aga kõik oli väga okei. Ja see vahepealne see lõik metsas oli väga kihvt nagu. Vaata, mingi ajaga sa unustad, aga siis jälle tuleb meelde väga kihvt nagu. Ja sätime asju tagasi kärude peale. Edasi lähme Põlevkivisse, Ida-Virumaale. Oppa! Oppa! See on tühi. Viies päev. Kindlasti tasub peale igat maratoni teha väikse taastumise, mida kõik teevad. Ja mis me ütleme siis selle etapi kohta? Jah, seda nimetakse kruusaralliks, aga minu meelest kindlasti üks etapp võikski olla selline natuke intensiivsem ja kiirem. Mulle kui 90 kilosele sõitjale see on väga okei. Ja ikkagi ta on puhas. Täna muidugi ta oli, kruusalõigud olid tolmused, aga üks pikk lõik Männimetsas oli väga ilus. Langenud puid oli ka muidugi raja peal, aga korraldaja siis etapiks koristab need ära. Kokkuvõttes kõik on väga kihvt, inimesed on õnnelikud. Tänan Kasparit, kes ajas nii suure pundi meiega kokku siia sõitma. Kõik olid nagid, nii et kiidusõnad, aitäh! Eritust Põltsamaale jõudsime ja me ei tulnud siia niisama, meil oli ikkagi põhjus. Põhjus on see ilus Korkla kott, kus on hästi palju maitsvad asju sees. Ja need maitsvad asjad me loosime välja juba pühapäeval, nii et jälgige meid!